3. päev Kopenhaagenis, märkasin reaalselt mingi kell 10 ja magasin 12 tundi ja ma ei kuulnud, kuni kõik teised tüdrukud sealt hostelist hommikul välja läksid, nii et ma ajasin ka siis oma perse üles ja läksin brunchi sööma. Taani on tuntud oma brunchide poolest ja see maksis 30 €, aga see oli tõsiselt mega suur ports ja see oli väga hea. Nii et see oli igat oma senti väärt. Tegin oma asju seal kohvikus ja ma lihtsalt armastan sooloreisimist ja ma armastan kohvikutes lihtsalt hängida ja olla ja vaadata, mis see päev toob. Ja siis ma jalutasin erinevates parkides ringi, neil juba siin kõik õitseb, kõik on nii ilus, puhas, inimesed päevitavad, reaalselt võtavad sokid jalast ära, panevad varbad muru sisse ja lihtsalt elavad hetkes. Siis ma tegin Kuningapargis ühe, ma ütleks mu elu kõige parema õunamahla ja ma isegi ei pinguta üle, see oli nagu otse lihtsalt pressitud. Ja siis ma läksin sinna kõige kuulsamasse tänavasse Kopenhaagenis, kus on need värvilised majad ja see kanal. Ja ma seal midagi ei söönud ega joonud, sellepärast et see pidi olema väga overpriced ja kohalikud seal üldse tegelikult ei käi. Ja teate, ma hakkasin viimasel ajal värviraamatut värvima, sellepärast et ma ei tea, see on nagu äge tegevus ja mul on vaja lihtsalt midagi kogu aeg teha. Ja siis ma jalutasin sellisesse kohta nagu Joe and the Juice. Ma arvan, kindlasti te olete välismaal seda näinud ja ma proovisin nende kõige kuulsamat tuna cado võileiba. Ma arvan, see võileib ja mahl maksis kokku mingi 26 €, mis oli ka nagu väga overpriced, aga see võileib oli tõsiselt hea ja see mahl oli mega värske. Nii et ma kindlasti läheks sinna tagasi, isegi kui see maksab nii palju. Ja siis ma jõin 2-3-4 õlut rohkem, kui ma pidin, käisin 7-Elevenis ja neil on sellised beerpellisid nagu key lime pie ja mingisugused veel, aga ma ei proovinud neid, sest see üks beerpelsi batoon maksis 7 €. Kas te kujutate ette või? Siis ma käisin vahepeal hostelis oma asju laadimas ja jalutasin 40 minutit ühte viraalsesse raameni kohta raamenit sööma. See järjekord oli reaalselt uksest välja, aga õnneks see liikus päris kiiresti. Ma võtsin sparglisalati, ühe raameni ja siis ühe joogi. Ja te kujutate, see maksis kõik 44 €. Nii et kui ma aru sain, kui kallis see on, siis see toit oli minu jaoks underwhelming. Ta oli nagu, ma saan aru, need nuudid olid käsitsi tehtud, aga ta ei olnud nii hea. Ja kuna mul on peale õhtusöök alati sugar, siis ma läksin veel, võtsin endale batooni, pesin hambad ja läksin magama. Bye!